Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse hamburid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 26. jaanuar kuni 1. veebruar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab müntide 10-ga. Müntide 10 räägib sellest, et tuleb austada minevikku, elada olevikus ja valmistuda tulevikuks. See on selline suguvõsa, traditsioonide austamise kaart, vanavanemate austamise kaart, et nendest on alguse saanud see meie elu. Ja see on nagu ka selline perekonnakaart või külluse kaart nagu selles mõttes, et teil on ju elus kõik hästi. Teil nagu ei ole mitte millestki puudu. Olenemata sellest, et te võib-olla ise ei näe seda, kui hästi teil kõik on. Edasi tuleb selline võitluse kaart. See on mõõkade 5 ja mõõkade 5 räägib sellest, et sa võid selles võitluses võita, aga see võidu hind võib olla liiga kõrge. Et siit minu soovitus. Kui teiega võideldakse, säilitage rahu. Kui te ise tahate kellelegi siin kohta kätte näidata selle kaardiga, siis võib-olla ei ole vaja päriselt. Tuleks mõelda, kas see on seda kõike väärt. Aga eks otsused jäävad teie teha. Siis edasi tuleb siin hermiti kaart. See minu jaoks tähendab seda, et tal on selline lambike käes. See näitab aja mahavõtmist, ma ei tea, tagasivaatamist, ettepoole vaatamist, nagu aja mahavõtmist ja et enesesse süüvimist ja küllap siis hakkab ka lambike teie peas põlema, et kuidas edasi. Siis tuleb karikate rüütel. Rüütlid on minu jaoks alati olukorra päästjad. Et küllap siis see rüütel teile ka näitab, kuidas edasi minna. Ja see karikate rüütel võib teid kutsuda ka peole. Et võib-olla nädalavahetusel on hamburite elus mingi oleng. Sest siin all on kohe peokaart. See kaart minule ütleb seda, et see on selline kusagile minnakse. Kas keegi teid kutsub? Kui keegi teid kutsub kuhugi, siis minge kindlasti. Et see pidu on seda väärt, et sinna minna, see seltskond, kellega seal istuda, on kindlasti seda väärt, et nendega koos olla. Ja kui keegi teid ei kutsugi peole, pole siin neljapäevaks tulnud mingit kutset, siis tehke ise üks korralik pidu. Miks te ise ei või pidu teha? Et ka teie võite ju peo teha ja endale sõbrad külla kutsuda. Ja seda sama tulevikku siis arutada, et kuidas edasi. Siis siin edasi tuleb meil sauade kuninganna ja sauade kuninganna ütleb seda, et sära eredalt, et ärge varjake enda neid häid iseloomu omadusi. Te olete ju tegelikult säravad, jutukad, te olete targad, terava mõistusega. Te lihtsalt särategi nii, et te ise võib-olla alati ei märka seda. Aga seltskonnas on ikka pilgud teie peal. Just selle sama teie särava isiksuse pärast. Ja see sama sauade kuninganna ütleb ka, et ärge siis pange seda oma säravat isiksust vakka alla. Näidake teistele ka. Teil ju on põhjust särada. Ei pea seda varjama. Ja viimane kaart ehk siis juba veebruari 1. kaart on meil siin müntide kuningas. Müntide kuningas on rahakaart ja müntide kuningas on selline stabiilse sissetuleku kaart. Ja hamburid ju mõtlevad alati 10 sammu ette, tahavad olla kindlad, et neil on ka poole aasta pärast olemas nii sissetulek. See on nagu see mugavustsoonis olemine, turvalises tsoonis olemine, kui sa tead, et sul on kõik elus hästi. Ja et see nagu see püsib. Kui nüüd elus peaks olema mõngi paus, näiteks mõni 2 töö vahel olev paus või mis iganes paus elus teil on, siis seda pausiaega kasutage sellega tegelemiseks, mille jaoks teil muidu aega pole. Et lugege raamatut, võtke mõni reis ette, kus te pole saanud käia.
Tegelege millegi sellisega, mida te olete tahtnud teha, aga teil ei ole aega olnud. Et see teeb ka kindlasti tuju heaks. Mitte, et ma siin näeksin, et teil mingisugused halvad kaardid on selleks nädalaks. Ei, kõik on väga hea. Rahadega on kõik hästi korras. On järele mõtlemise aega. No ju siis on, mida mõelda. No niikuinii me elus mõtleme palju. Ja on ka pidu tulemas ja saab särada. Ja esivanematega. No ma ei tea, minge käige võib-olla esivanemate haual, kui on vaja minna, või minge külla, kui saate minna. Et meenutage oma esivanemaid, mõelge, kus te põlvnete, nautige pidu, särage ja vaadake siis helgelt tulevikku sinna veebruarikuusse, mis meil kohe-kohe on ukse ees. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles ja kohtume järgmisel nädalal.